Tšau. Käes on pühapäeva õhtu ja pärast toimekat töönädalat on veel täiega väsimus. Nädalavahetus on ka toimekas olnud. Aga mul tuli selline tunne, et ma loen sulle natuke ette enda raamatut. Istun mõnusasti voodis ja lihtsalt puhkan. Ja mõtlesin, et mis ma siis loen, et nagu ikka teen lihtsalt raamatu lahti ja vaatan, mis tuleb. Ja tuli selline pealkiri nagu Kuus algust. Ja see tekst on siis järgmine. Taaskord huvitav pealkiri. Seda raamatut kirjutan ju enamasti intuitsiooni pealt ja selle pealt, mis läbi minu voolab. Oma jumalikus olemuses ma ei saa enam seda kraani kinni keerata, mis mulle tahab tulla, sest see on lihtsalt nii maagiline. Ja ma ei tahagi seda kraani kinni keerata, sest see on nii intensiivne, maagiat täis ja loomulik, et mitte öelda, et tavaline. Jah, tavaline see ongi. Mis algustest ma siis räägin? Need on sagedused, mis viivad mind järjest rohkem endaks olemisse. See on vastus sellele küsimusele, aga vaatan seda kohe lähemalt. Esimene algus sai olla vaid see, millal ma sündisin siia teadvusena, inimesena, egomeelena, kõigena, mis ma ise olin loonud, nii puhas, avatud ja meeleline. Näen praegu nende silmadega, millega beebi maailma avastas, ehk siis mina avastasin. Ja tunnen seda avastamisrõõmu enda sees. See rõõm, mille ma täiskasvanu eas olin sahtlisse endas peitnud, et mitte tunda. Teine algus oli siis, kui ma ärkasin naisena üles ja hakkasin endaks saama. Ma nägin ära lood, mis olid mind pannud kokku tõmbuma, ja sellest sündisid avardumised, nihked. Tagasi rohkem oma loomulikku olemisse. Kolmas algus sündis siis, kui ma olin teinud läbi mehest lahti ühendamise. Selle hetkel, kui ma seda peatüki kirjutasin, ei olnud seda veel sündinud. Kui minu kindel teadmine, et see on nüüd vaja välja kirjutada, andis loa paranduse tegemiseks. Ja see on nii tore. See peatükk on päris pikk, aga ma ei hakka sulle sellest kõigest lugema. Et kui sa tahad rohkem teada minu raamatust või sellest, mis ma siia olen kokku kirjutanud. Nii. Tagurpidi. Aga mis siis? Siis karinkai.ee lehel on üks e-pood, kus sa leiad selle raamatu. Või siis kohtume minu raamatu esitlusel 20. augustil kell 17 Tartus heliseva sõnumi ruumides ehk Gildi 3 oli see aadress. Nii et kohtumiseni.